Okei, kuule ühesõnaga ma kirjutasin siia üles, et põhimõtteliselt kui me ei võta samamoodi seda asja nagu me võtsime Graamo vastu, siis läheb siga raskeks. Kõige, et see mängutempo kontroll, et meil oleks, kui on kiire, lahendage ära. Mängu flow käib, pange 5 sekundi rünnakuid, minu pärast 5 tükki järjest, pole probleem. Aga kui tekib mingi jama, võtke hoog maha, teke konkreetne set play ja siis ei ole meil probleem. Anja, taigule! Konene! Kui sa paned mulle selle spammipalliga ühe katsega vastu pead, saad endale kinkekaardi üliliitle. On ja, ootame nüüd viske. No nii, davai, tõmba kirja. Kristjan Ilmo, 2 vasakut kätt. No ebareaalne.
Meiko, räägi, mis meil täna kaasas on. Tark chocolate cookies. Tere! Edasi. Brunn, kas sa tunned ennast nagu võimukana ka, et sa saad noori kamandada või? Väga. Naudid, on ju? Naudid, on ju? Sellepärast tuli. No palju tuleb teid täna? Äkki tuleb. Tuleb, jah? 3 autot näinud. Ongi hea? Väga hea. Siis Karjume Pärnu fännid üle täna. Ikka, muidugi. Keila ei ole kodumängud, siis jälle käib. Kas seda võid? Lase elada, noh. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than slow growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the Ringa vaata noorte moega kaasa käinud vaata. Alt laiad dressid. Neid võiks isegi öelda, et need on veits kukekad. Ringas on hea mood. Mees teab või? Kuulsid, jah? Minu arust Tormi võiks rääkida oma kogemusest Anu Saaginiga meile kõigile. Aga ma kuulsin ka ennem bussis, mis järg sellega on? Kui pühapäeval ära võidame, ma olen rääkinud. Pühapäeval peale mängu kohe, nii kui on vile läbi, siis... Jah, siis ma räägin sulle. Väga hea. Ma langesin. Elo, saad aru, sa segad praegu teda. Sulle öeldi niimoodi. Sul lihtsalt öeldi niimoodi praegu. Ma olen 4 aastat sündubis ainult seganud tükki. Liisi koikon ma tean, ma ei tea, mida sa Liis. No need on need 2000 sünd, need ei tea, mis see kettaga telefongi on. Ta on olümpiavõitja poeg. Mõrs! See on international. Kanga. Sai käsi täna. Midagi kuuma maja. Nii et te ise ütlesite eile trennis ka, ma ei tea siis, kas te tegite seal omavahel mingi vesse ka või teinud, aga see on kõik mehed, ei ole nii, et 2 meest panevad, seal on kõiki 5 meest vaja, kes väljakul on. Nii, ja nüüd Tärisega on, kes tähele paned, eelmine mäng
saime sellega normaalselt hakkama, et kui need ristid tulevad sealt, need jooksevad eest läbi, et siis peate ettevaatlikum selle vahetusega, mäletate, et skautingus näitasime, ta tahab sealt kohe seda momenti mingi crossoveriga ära kasutada. Okei, kuule, aga davai korralik soojad. 3-4, tahate! Pane nii pidi katte, kohe kiire see, oll püsib siia, sa kohe rollid sadana. Aga kui on mees, siis vaata katte nurkast, kui mängib 3-2, siis see võtab posti vastu, siia, see tuleb siia kohe ollides ja rollid. Välpar siin. Aga kui on mees mängib, siis vaata ise. Mulle vennad kõik agressiivsed. Aeg ei ole 2 või 20 mitti. Iga üks on ühe korra välb läksid, okei, läks kui, sa pead pidevalt nii tegema. Me liiga palju lihtsalt hoiame seda. Aga kui siin on mingi segadus, kasutage neid front-passe, mingid Tanel tegi isegi hommikul teile trilli selle peale. Saad, nii välb, kui sa mängid 52 kuradi poole sa söödad. Siia poole mängid 52 itsiku nurgas. Oll oli all, tormi paneb katte, siin on ju kohe, sa pead siia. Siit see kollid, siin tekib 2-1 olukord. Sa söödad vabatahtlikult siia, kus on ilusti vält saab ole. Saad, et söödate alati see pikk mängib rockruuli ja te söödate sinna poole kuhu ja siis tekib see rolli ja siis tekib pikk noogiga asja. Saate tagaliina, aga kuhu poole see söödate. Vitamiin, et hoida keha.
72. Taipek lansseerib see paneme oma nimed kasutajad kannibussi kirja ning toome seeria tagasi Pärnu spordihalli. Aitäh teile! Sa ropendad, mis sa kasutad? See ei pea heliga. Esimest korda muteerin. Teist või? Aga ei, te olete tublid, et sellises olukorras ei reageerinud ja suutsime ikkagi vaatamata kõigele vaikselt kogu aeg ees olla. Meil oli rasked momente seal sitaks. Tahv ka, eelmine kord see välb siukse peapesu, ma ütlen, meil on kõik 5 meest, ma ei räägi punktide viskamisest. Meil on kõik lauad, kaitsed, kõik, täna sina oled vähemalt samblist väljas. Kõik mehi vaja pühapäev. Ma ei saanud, 37 oli nüüd homme, ma ei tea, brunnis teed peale. Kuule, aga homme kell 4 ilma teibita ja siis pühapäeval oli video. Pühapäeval oli video, hommikul trenni ei olnud, aga me peame vaatama korra selle maa-alaga. Okei? 3-4. Tahverdeg. Tervist, me oleme siin. Karl. Tere. Seis on 2-0 meie kasuks. Mis täna saama hakkab? Ma arvan, võtame kindlalt selle 3-0 ära ja Pärnusse tagasi ei jaksa küll enam minna. Teeme lühikese konkreetse seeria. Ma loodan, tuleb kõige ilusam mäng siiamaani, et kui mitte nagu 20 pungaga, siis 10 vähemalt. Kes top skoore täna on? Niits võiks ju jälle hullu panna. No ma südamest loodan, et Suurorg järsku leiab üles oma viske ja nagu paneb vähemalt 5-3 sisse ja oi, ma loodan. Mis te postist arvate? No täna võiks Tehadal tulla elumänge, et lõpetada seeriaga ilusti. Kuhu te tähistama lähete, kui seeria lõpeb? Veenusesse. No Veenusesse ei saa sisse veel, aga ma arvan, et nii mõnigi vanalinna klubi ootab mind, et no kasva aastake ja siis läheme Veenuses. Aitäh teile! Nii, räägi mulle, mis sa teed siin mängul? No löön trummi, ma ei tea, mida muud teha. Mitu lööki sa lööd oma trummiga täna? Ma ei tea, äkki mingi 1000. 1000 lööki? Jaa. Kelle skoorimise pärast sa kõige rohkem seda trummi lööd? Posti. Ja kes su teine lemmikmängija siit on? Tormi. Miks Tormi? Ta on äge. Väga konkreetne jutt. Täiesti lapunud vennad sirgelt seljad naeratused, vaadake nüüd vendi ebateade. Lõuki, maami, katsuka, vaid poole, tõuse võrres püütele, vaadake neid iludusi leed. Mis te nimed on üldse? Ma ei käes ikka nii head lasma oma, ma ei ütle sulle. Arnold ja enne. Ma ei tea, ma vaatan. Kes meist ei unistaks autost? Nii, see on teine lugu kindlasti. Nii. Usalda. Nii. Ja siit tuleb 3 sotti, muudab su elu jääd. Otsu päris ja. Oi. Otsa kui vaim. No nii, aga nüüd tervis Niinemets. Ei isegi. Oi, kui valesti. Pole oota, kas me teeme ühe katse veel või?
No nii, hetkel kui mehed on väljakul käed kokku löönud, siis on aplodeerimas ka fännidele. Ma proovin siit kiiresti värskeid muljeid ka saada ja äkki leian Siim Parkus posti ülesse ning võtan tänaselt ühelt kangelaselt kommentaari ka. Siim, kiire kommentaar legendaarsele raadiole ka. Palju õnne pronksmedali puhul. Maitseb ikkagi magus, medal on medal. Ja muidugi, et olen see viimased aastad lõpetanud kaotusega selle hooaega, nüüd saab vähemalt võiduga minna puhkama, et väga hea tunne. Aga ei teid Pärn täna midagi lihtsamaks. Ulmelise esimese poole ja ladusid kõik kotti. Jaa, ei, jälle. Meil tuleb kõik nii raskelt, et tahaks lihtsamalt, aga no võib-olla siis on seda magusanda praegu on. Mis nüüd edasi saab, et nüüd on see nii-öelda üks samm tehtud, sellest TalTechist on palju räägitud, medalit pole saadud, nüüd on medal käes, meistritiitel. Sa jätkad TalTechis või kuidas me saame rääkida sinu tulevikust? No võib-olla nüüd on jah see nii-öelda medali pinge maas, et võib-olla nüüd järgmised hoovad tulevad lihtsamad, aga minu enda poole tead, tegin TalTechiga praegu tegin lepingu pikenduse, aga klausliga, et suve jooksul, kui tuleb midagi väljast, siis on võimalus ära minna, et aga eks näis, mis suvi toob. Edu sulle igal juhul. Ma proovin siit veel leida TalTechi rõõmsaid mängumehi. Alar Varrak, pronksmedalid käes, hooaeg läbi, aga mäng täna väga lihtsalt ei tulnud. Esimesel poolel ikkagi 15 punktiga kaotusseisu jäite, et milles see tulla võis? No võib-olla veits olime kaitses lohakad ja lasime nad nagu hoogu ja nad panid 11-3 päris ulme protsendiga. Osad olid nagu väga meistrilikud sooritused Pärnu poolt, aga osad me ise ka nagu justkui andsime ja 33 punkti poole ajal 3-st. Jah, pole tükk aega sihukest asja näinud ja justkui nagu tunduski, et oi-oi, et mis siin täna juhtuma hakkab. Aga poole pausilt tulite tagasi, rünnak sujus paremini. Minule siit kõrvalt vaadates tundus, et esimesel poolel see Pärnu maa-ala väikseid probleeme rünnakul tekitas, teisel poolel, ma ei tea, kas neil oli toss otsas või teil seal poole pausil olid nagu õiged jutud, aga väga enam ei seganud. No tegelikult nad mängis ju eelmine mäng juba maa-ala väga palju. Me saime siin eile treenida, videost vaadata ja tegelikult me olime nagu valmis, aga me vistasime ju pool ajal 45 punkti vist. Ma ei saaks öelda, et palju me pidime vahema 60, aga natuke ikka ta võttis seda flow'd maha juba eelne mäng, aga me olime kindlasti paremini valmis kui Pärnu mängus. Ja pigem oli probleem meie kaitses ja ma ütlen, aga tõesti meisterlikud sooritasid siin Äriselt ja Sverre ja Ilves ja lihtsalt tulid ja panid mingid visked olid küll nii, et olime täiesti juures, aga ei ole kaitsel midagi ette heita. Aga kuivõrd see seeria üldse võib-olla oli selline, kas oli selline, mida sa oleksid oodanud, arvestades Pärnul ikkagi koosseisuga päris tugevad probleemid, eriti siin viimases mängus, või oli vastane natukene tublim, kui sa oleksid eeldanud, eriti need 2 esimest mängu ju võrreldes tänasega, seal ei olegi midagi võrrelda? Tead, ma ei taha kuidagi olla või alahinnata seda pronksi või kuidagi, aga teist hooaega tegelikult järjest juba fookus oli poolfinaalis ja kindlasti võib-olla nüüd täna see teine poolaeg ja esimese mängu teine päeva tegelikult kindlasti me ei näidanud nii kvaliteetset mängu kui poolfinaalides Cramo vastu, aga õnneks tuli ennast kokku võtta. Meil eelmine aasta oli täpselt sama asi, oli postvigane, Metsalu kukkus ära, Taavi mängis valuväiesti, Kitsing mängis haige küünarnukkiga, ei saanud 3 visata, õnneks vastased ei teadnud. Ma tean, et Pärnul oli väga raske, aga nad ikkagi tegid nii-öelda seeria, et meil oli eelmine aasta täpselt sama seis nagu neil aga me võtsime kokku võtta ja lõppkokkuvõttes, et vaata, kuidas sa tahad, kui kogu seda arengukava või kogu kuhu me liigume, siis see oligi nüüd selle ühe etapi lõpp, mis pidigi lõppema medaliga, nii et me täitsime kõik endale seatud eesmärgid. August Soku karikas on kodus, suutsin minna eurosarja, jõudsin play-offi, Eesti-Läti liigas play-offis, karikas medal, Estikatel medal, publiku arv tõusis, eelarve tõusis, meediakajastuse arv tõusis, sotsiaalmeedia kajastused, kõik tõusid. Tegelikkuses siin on paar pettumuse hetki on varasematel aastatel, see hooaeg panime kõik nagu täkkesse ja need eelmise hooaja pettumuse momendid tegelikult aitaski üle saada seesama pikk plaan. Võtad selle kätte ja tegelikult vaatad, et tegelikult ei ole hullu, lähme edasi, me jääme oma asja ja proovime iga aastaga järjest upgrade'ida või paremaks minna. Aga mu viimane küsimus oligi, et kuidas siis selle hooaega nagu lõppkokkuvõttes rahule jääte, aga vastasid ära, eesmärgid täidetud. Ma ennetasin. Natuke mõru maitse ikkagi, aga järgmine aasta nüüd suuremat tükki võtma. No oleme ausad, me näeme, me haistame verd, aga tegelikult kui aus olla, siis Tartu ja
Graamo on kerge sammu ees, aga see vahe pole enam kindlasti kuskil, ma ei tea, mingi Himaalaja taga, et me oleme neile üsna lähedal ja me proovime iga aastaga veel lähemale jõuda. Selge, aitäh Alar ja toredat tähistamist. Aleksander Oliver Hitt, Henrik Eelmäe, Karl-Mattias Sotta, Kristjan Kalbus, Sven Laar, manager Johan Kärt. Kolmas koht! Oota, teeme pildid ära.